Ma ei tea. Meil on vaja check-in'i ala, aga vaatasime, et siin majas hoopiski müüakse pileteid. Näete, hotell teadis, et me oleme siin käinud, pakkus meile rollerit rentida. Muuseas on siin restoranis, näete, on rolleri rent. Meie seiklustaim on reisida meile meeldib, söögid ja tujumad, seda teeksime me möögid. Seal on gaas. Mingi gaas. Kui see saab läbi ja sul ei ole kuivad. Just. Meil on kuiv selle aja kindlasti. Ja saame läbi rulli jätsita. Väga hea. Siim jõudis oma unistuste poodi, UV-poodi. Poodi linas. Täällä yritäisi näitä. Vaatako, kui hirmsad mannekenid see on. Jaa. Otsa. Päris see näeb. Ja see on imelik. Lihtsalt imelik. Tutus. Selle jätän siia. Oi, tutusid padja peal ja. Peaaegu valmis. Üritame täna tõeliste aasialaste kombel kohvrid ja kodinad rolleri abil sadamasse saada. Tegime väikse plaani, et Siim käib 2 ringi, kõigepealt nüüd minu ära ja 2 kohvrit, siis tuleb ta Liisale järgi. Meil on Fifi ja seljakotid, nii et... Fifi tuleb enda rolleri. Aga ongi see, et me oleme näinud, et nad teavad ka külmkappe ja mida iganes siin oma rolleritega, nii et mis me siis selle mõne kohvriga hakkama ei saa. Muidu see muna... Kohv sisse rammi peal. Check-in on ka veel vaja teha. Ja viisin rolleriga. Aga see oli vägev, kuidas me siia sõitsime. Ja vaat, et üks kohver oli Siimul ees, siis oli üks kohver selja taga rolleri peal, siis oli mina seljakotiga, Fifi kotiga. Räme rasked kohvrid ka. Aga... saime järgi proovida selle tõelise Aasia stiili. Nojah. No Siim käis 2 korda Liisal. Pärast oli Liisa ja kohver. Jah. Asian style. Mõtled, oi, kuidas me nendega lähme, ei mahu ikka. Ja siis vaatad, kus kõrvalt läheb mööda, tal on nagu mingi 10 sellist kotti peal. Ja sõidab ja koer on peal ja siga on peal. Et see ongi see, kuidas sa saad teiste poolt mõjutatud. Seda nimetatakse avardumiseks. Jah, et muidu ennem oli see, et rolleri peal ei saa midagi võtta. Kõik. Ja nüüd oled siin Aasias ringi sõitnud, kõike saab rolleri peal võtta. Nad kasutavad neid rollerid ehitusautona, transpordiautona, 4-kohaline auto on see. Vahest on ka 5-kohaline. 5-kohaline. Siis on kõiksuguseid asju peavad, kaupa peavad. Ükskord tuli kuskile mägedesse kaugele, Kose juurde tuli üks vanem naine, see oli väike pood. Muidugi ta käis kaupa tooma, aga ta oli rolleriga, ta ei olnud mingi kaubaautoga. Ta oli rolleriga ja tal oli iga asja peale, kuhu sai riputada kilekotti, oli kilekott. Ja ise istus seal nagu kõikide nende asjade vahel ja sõitis, ma ei tea, kust mäest üles, kus mul oli siuke, et vau. Ja sai hakkama. Inimesed teevad restorane, kohvikuid oma rolleri peale. Toolid, grillid, restoran ka. Söögid, kõik. Grillid ka. Sõidad oma rolleriga kuskile, pakid oma kohviku lahti, sul on nagu tavaline kohvik näeb välja, siis pakid selle jälle sinna rolleri peale. Ja, kõik on seal. Räige padukas hakkas. Me peame minema sadamasse jala.
Ei tea, kuidas me lähme. Aga ega me suhkrust ei ole, noh. Ma mõtlesin, et ega me suhkrust ei ole või oleme või? Mina olen. Teie olete, jah? See on eriti all. Suhkruvett on all. Mina küll ei ole. Joppas, et meil vihm ei pea aegu järgi. Et me ei pea selle megapadukaga, mis enne oli. Et me ei pea sellega praegu minema. Jalad on märga. Jõhkralt soe vesi oli, ma kõndsin Borilambist läbi, see oli nii soe, see oli nagu vann. Mul küll ei ole, mul ei saa märjaks. Tickets only. Ma ei tea. Meil on vaja check-in'i ala, aga vaatasime, et siin majas hoopiski müüakse pileteid. Level 200 meetrit. 11 200 meetrit. 10 kilti ainult, mis see siis on? Tundub, et see Lompraia check-in on hoopis kuskil kaugemal kui siin sadamas. Me tegelikult nägime kunagi seal mingit check-in'i kirja, aga me mõtlesime, et see ikkagi ei saa nii kaugel olla, et see oleks loogiline, et see on sadamas, aga on ikkagi seal kõrval kuskil ja nüüd Siim käib ära, et me ei hakka kohvritega minema. Aega sai? Yes. Olemas. Aega sai? Oi, merist. Tormi selle merele. Alla 20 minuti on väljumisena. Let's go. Kange need, teed sul endale? Pane siis meie kohvi juurde. Panen sulle? Just kui oleks tegu Paradiisi saarega. Vaadake, kui ilusat värvi vesi. Tundub, et laev hilineb tormi tõttu. Õnneks meil on lühike maa, ainult 4 tundi. Vägev roller. Vägev. Sumban, jah. Nad läksid õige laeva peale. Kohta silt pandi välja. Jumpani silti pole veel pandud. Ja paadikene paistab seal. Et kui tahetakse kohvrit ära võtta, siis öelge, et I take inside, sest et need on õues. Muidugi kile pannakse peale, aga igatahes. Pärast tõstavad kuskil taol maha ja tuleb. Läbi Lähme Siimu järgi. Selgus tõsiasi, et see polnudki meie paat. Tundus liiga väike. Tundus liiga väike. Öeldi, et meie paat hilineb. Jah, tädi ütles, et meie paat hilineb, veel pole. Minge tagasi, ärge trügige. Rahuneb maha. 1 minut on aega või? Lihtsalt see on jama, et me tellisime selle auto kella peale järgi täpselt. Ei tea, kas see on siis meie paat. 3 korruseline. Huvitav ikka. Ta oleks nagu viltu vajunud. Kas ta ongi siuke või? See on meie lootus.
tundi. Katšil. Seal me käisime. Söömas. Salakaup on ka siin. Mine. Aega siis. Et aega Kohtpang on. Paratisi saared saavad läbi. Mõtlesin just enne, et kaua me olime siis nendel saartel. 6 Ei, 6 nädalat vist, kui ma õigesti mäletan. 1,5. Mõtlesime, kas me istume siia kõige ette, kuna meil on see salaloom. Et kui ta hakkab mingit hääli tegema midagi, aga siis mõtlesime, et kui ta hakkab aukuma, siis hakkame kõhkima hästi kõvasti. Ei, me hakkame ise ka aukuma. Siis ütleme, mina haukasin lihtsalt. Yeah, it's my child. Tegelikult need esimese rea toolid on tegelikult lastele. Aga õnneks meil on laps, kes augub vahepeal. Ma ei oska ulisea. Et siin on nagu õhku kuidagi selline vähe parem kui seal teiste toolide taga istuda, sest et see eelmine praamisreid oli küll ja ta loksutas, siis sa oled seal kuidagi nagu nii kinnine tunne tekib, et vahepeatus Kohtaol. Siin on ikka nii ägedad need kivid. Ja üldse üks väga vägev saar on Kohtao, ma kindlasti soovitan, meie kindlasti soovitame. Ja ikkagi sa võid siin vabalt nädal aega olla, kes tahab rohkemgi, et see ei ole mingi ühe päeva snorkeling tripi võtad kuskilt teiselt saarelt, et see on väga tore saar, kus olla nagu pikemalt ka. Ja iga päev seda orgat, üli ilus. Ja siis seal oli selline koht nagu French Market, see ei ole tegelikult turg, see oli siuke prantsuse söögikoht nii-öelda. Ja mul on siiamaani, me käisime seal ühe korra siimaga date night'il ja mul on siiamaani nii eredad mälestused sellest, sellepärast see juustu ja see lihavalik oli seal nagu, sihukese bleidi tellisime. Oli seal lihtsalt, no parim, mis ma saanud olen, ma arvan. Just see valik, see komplekt ja siis valget veini töötaja soovitas meile mingit premium veini ja reaalselt ma ei olnud nii hea valget veini varem saanud. Et siin on need majad. Et noh, mis me seal Kohtao puhul märkasime ja tegelikult rääkisime ka sellest, et need majutused, enamasti pangalood, villakesed, mingid väiksed majad, nad on kõik ehitatud niimoodi looduse keskele, et sul ei ole kohe ranna ääres mingid kõrgeid hotelle nagu vastas, vaid kõik on niimoodi ära pakitud niimoodi väga, ütleks, et taktitundeliselt. Ja no loodustegelikult proovitakse ehitada niimoodi, et ikkagi puud jäävad alla ja see. Ja samal ajal sul on privaatsust, samal ajal see üldvaade jääb väga ilus. Ja tõeliselt kihvt saar. Enamad lähevad siin Kohtaol välja. Vaatame, palju uusi peale tuleb. Palju peale jääb? Palju peale jääb? Peale jääb vähe, vaata, kõik on tühi. Saame hea koha valida. On juba hea koht. On juba hea koht. Ma ei pane kõik maitseni. Aga ma jätan alles, äkki ma tahan maitsestada. Chili. Emme, chili teha. Mina ei pane chillit endale. Siin me oleme tagasi, kus me olime 1,5 kuud tagasi. 6 nädalat on läinud nagu naksti. Või isegi 7 või? Mul on sassis natukene. Nagu oleks koju jõudnud sealt suurtelt hippisaartelt. Siuke maandav tunne. Kohe on nii hea. Hippisaartel olid nii õhus. Inside, please. Ja Fifi, hakkame pissi või? Tee ikka mõni piss veel, meil on pikk autosõit ees.
need bussid lähevad siis Bangkoki ja Hua Hinni ja Meie lähmegi selle peale. me tellisime selle bussi. Päris suur buss. Ja lähme vaatame, kus meie auto on. Kõik toimis. Kõik toimis. Saime autosse. Veeriud. Gaasiballooni ei ole taga. Kaua sõidame? Ma ei tea. Mina juhin. Mis need on? Kes teab? See on auto, mis veab kookoseid. Aga kui ma välja suunin, siis mu telefon läheb pimedaks. Ja ma tulingi. Näete, hotell teadis, et me oleme siin käinud. Fifile ei meeldi, kui see. Tookord Siimu ei olnud. Fiffi on ka siin käinud. Fiffi on ka siin käinud. Samas toas käinud. Ja Fiffil on siin kõige rohkem nänni. Ja see oli tal samasugune eelkord. Aga vaata, sellega sai ta tasuta jäätist, aga me ei võta. Me võtsime siukse värvi. Aga lähme siis restorani. Lähme Fiffi õue. Jah, lähme sööma. Pissile. Fiffiga võib pissile minna. No võtame ta kaasa. Ma panen Fifile selle. Oli lubatud restluse? Jah. Fifi, Riia. Kuule, see on suurem! On jah? On jah. See on Fifile tekk. Me just viskasime selle eelmise ära, mis me eelmine kord saime. Nojah, ega ta ei kanna nii niisuguseid rättuseid. Fiffi väike San Pellegrino sulle sidruniga. Ma pakkusin Fifile sidruni, et ta ei soovinud, ta ehk ära annada seda. Ja tissus siis. Aitäh. Pärast me lähme veel jõusaali ka. Mina näen. Jõusaal on 24 tundi. 24 tundi veel lahti või? Jah. Ja siis järgmised 24 tundi. 7 korda päevas, nädalas või? Ja siis järgmised 7 päeva nädalas on. No igatahes jõudsime kohale. Sa rääkisid juba? Pikk sõit, aga päris kähku sõitis. Rallitas nagu seda nägu. Huvitav mees oli. Rallitas nagu Ott Tänak. Jah. Siin ütles, et see on rahvusvaheline sõna. Aga ta isegi ei tea, kes asi on. Ott Tänak. Miks? Ott Tänak on maailmameister. Kõik. Jaa, sõidud läksid kähku, laevasõit läks kähku, autosõit läks kähku. Igatepidi mõnus päev oli. Ja siuke rahulik, mõnus muusika tuli autos. Et lihtsalt chillisin ja mõtlesin ja vaatasin aknast välja. Praegu on siin nagu kõige rohkem vett tõesti, ma pole nii palju näinudki. Wow. Et siin Hua Hinni Cha-Ammi piirkonnas on jah see, et sa arvad, et sa broneerid endale rannaäärse hotelli, aga sisuliselt seda randa ei ole. Ma sain natuke niiskeks. Sest et tõus on lihtsalt nii suur. Wow. Huvitav, kus ma siin randa saan? See näitas näed randas või? Et kaardi, kui sa vaatad kaarti või mingid mapsi või mitte Google Mapsi, no Google Mapsi ka, aga mingid alaplaani näiteks hotelli kodulehel ja vaatad alaplaani, siis seal on rand. Aga see on tervel sellel piirkonnal niimoodi, et ma ei tea. Tšau, Fiffi, tuleme varsti tagasi. See lõpus tasemesse see kohe. Tead, seda teist märki ei pea panema. Ma unustasin rätiku kuivama panna. See on nii õnge. Ma panen paksu talved, mis ma. Mõne kui sul siin on külm, siis sa Eestist. Väinud. Tulime saartelt ära, Liisal on hommikuti küll. Aga siin on praegu vist nii 27 ja 28. Noh, saartel oli 30. Soolane õnge. Harid. Krõmpsu vest. Mulle isegi meeldin, et Need taimed on siin üliilusad. mulle meeldin kaitsed ka. Meil on puuga. See on ikka kõikidele turistidele Euroopa, Aasia.
Jaa, lõidus. Jaa, on lahe. Väga lahe, hotelli tulime. Ja tisu siis. Vaadake, kui lahe siin on eesti keeles salt. Salt pepper. Davai. Illes. Blogi jaoks praegu. Jah. Aga Insta jaoks. Peab eraldi tegema. Jep. Me läheme vaatame oma hotelli oaasist, rahuoaasist. Lähme nüüd vaatame natukene välielu ka. Päriselu lähme ikka vaatame seda päriselu. Ilus palmid. No nii. Sattusime põnevasse kohta. Või sa valisid mahledest mingi mango, watermelon. Ma ei tea, mis sa tahaksid. Või apple. Igatahes väga kohalik. Kõndisime mööda, tädi nii aktiivselt kutsus sisse, kuigi siin kõrval on ka kohe söögikoht, aga ma mõtlesin, et ma isegi ei lähe sinna vaatama, sellepärast, et see tädi oli nii tubli, et ta kohe kutsus. Pakkus meile rollerit rentida, muuseas on siin restoranis, näete, on rolleri rent. Ja siis mõtlesime, et ei, me rollerit ei taha, siis ta küsis, et aga kas sa süüa tahad, siis mõtlesime, et jaa, süüa me tahame. Ja menüüs kõik täpselt samad asjad, mis nagu igas kohalikus, kõik samad karvid, asjad, särgid, värgid. Muidu menüü on tai ja inglise keeles, välja arvatud siis viimane lehekülg. Ei, üks ainuke jäätis. Ei, banaanindivat rullat, banaani pannu kakku. Need ei ole. Et samal ajal saab siin triikida, kui kliente pole midagi teha. Ja siuke letikene on, jah. Ja ta jätta sama sõnne. Tšekki siia. Ja telefonis tuleb see muusika, tal kuulab YouTube'i. Telefon laeb seal. Et siis kuuleb ilusti igale poole. Kööki ja siia. Ja seda letti vaadates ma ei imestaks, kui siin ka mingi hotelli või hosteli check-in oleks nagu selle leti taga, et üldse ei imestaks. Massaaž ka loomulikult siin kuskil kindlasti on. Kindel laks. Eks ikka saab. Ja hotellist rääkides ma avastasin siin veel nüansi, et seal on nagu mingi huvitav baariletikene, kus on nagu mõned klaasikesed ja siukene tore. Ja siis seal on ka veel üks lett, kus on Wi-Fi kirjas ja veel klaasikesi. Võtmesõnad, jah. Mis sa soovid? Mis sa soovid juua, Talis? Küsi. Apple juice. Apple juice? Coconut, yes. Võta. Veiniklaasid pandi hulluslikult täis. Ja tuuakse coconut. Yes. Very good. Suht väike, vaata. Kivet rullas. Kapanka. What's she like? No, she won't eat. Yes. Just reading. You have Finnish language here. We are neighbors of Finland. Nugateid tahad või võime kaasa võtta, kui sa ära ei saa? Yes. Kapunka. Vaata, kus tegi müüki praegu. Väga õige. See on üks väga õige tädi. Kivet rullas. Kirjuta ka kommentaar. Jah. Kuule, aga see on küll vapsee risk. Müügi teele. Niimoodi peab teha. Tahad, näed, ma näitan sulle, mis sa tahad. Seda võtad ja ostad. Mõtle, sa ei taha midagi. Ma näitan sulle, mis sa tahad. Kohe hakkad tahtma. Päris tarki. Anekdootide ring tuli. Eestlane, venelane, sakslane ja anekdootide ring. Söögid saabusid. Kas te olete kunagi käinud vanaema juures söömas? Pühapäeviti või ükskõik mis päeval? Tai vanaema juures. Oma tai vanaema juures olete käinud. Ei, ükskõik. Tema ongi siuke. Kui seda, kuidas te võtta mind hüüdis? Jaa. Kapanka. Sweet one. Thank you.
mis asi see on? Thank you, kapunka. See ei ole ketšup. No vahel on sit see, et vanaema ei kuula hästi. Või siis lihtsalt tal on oma mõte, mida sa peaksid tahtma, nagu me saime aru, et tema teab täpselt, mida me tahame. Ja me küsisime ketšupit. Ja ta tõi... Mis ta tõi? Proovida. Ma arvan, see on siirup või midagi. Milleks nagitsid siirus? Aga igatahes ma maitsesin ühe ampsu seda karrit ja kookos pluss karri pluss tšilli, no pluss mingid rohelised maitsetaimed. Mega hea. Supp on ka. Jõhker. Väga hea. Ja no mul oli õigus, loomulikult siin on room for rent. Enam pole. Siin on isegi rent for room. Kuna ta need nagitsad meile juba vähe vääris, siis ta juba hakkab siin meile seda rollerit väärima, et võtlikes see, et noh, mis ta on, mis ta ära ei ole. Et õhtu lõpuks võtame selle rolleri ka siit. Sõidame siit 200 meetrit hotelli tagasi. Upea rikma. Jala küll ei saa mingi. Aga ta ei tea seda, et Siimul on 1,5 kuud rolleri juhi karjääri selja taga ja Siim ei viitsi rohkem rollerit isegi mitte vaadata. On raske sõita rolleri või? Ei raske ei ole. Vastutus on kogu aeg. Saddle King. Nõrga väga. Ei no ma saan aru, jah, sa tegelikult vastutad nagu nii hullult kogu aeg. Ja noh. Nüüd mul hakkas puks. Räkkame ja puks. Teate küll seda. Meie seal põhimõtteliselt lihtsalt chillime. Eurotrippi vaatasite. Kes ei vaadanud, siis vaadake. Aga seal oli sama teema, et ma sõitsin. Üks päev ei sõitnud, siis oli No ma saan vaadake Eurotrippi veel. Õlut ju. Täna õlut ju. Nii see oli see saarte elu. Tore on olla tagasi mandrimaal. Ja, väga mõnus. Ja siin on teistmoodi õhka. Natuke Eesti vaibid. Mulle meeldib. Ja Fifile ka meeldis teie. Merekt, et sõites, mida kaugemale sa jõuad selle praamiga sealt Hangannit, seda nagu seda kodusemaks läks kogu see nagu tunne ja siis ma astusin sinna, kus me jõudsime Jumpenisse, siis oli mõnus nagu kodus. Et Fifi täna sügas ennast seal muru peal. Kapunka. Thank you. Ja Fifi täiega maandas ennast, rullis ennast mööda muru. Ja pärast olime restoranis, muidu ta tavaliselt ikkagi hüppab ja kraabib ja möllab seal, aga lihtsalt oli niimoodi. Fifile ka meeldib see kliima. Kui ma oleks inimene, siis ma oleks ka ilmselt roomad mööda maad. Kui sa ei oleks inimene? Ja, kui ma oleks inimene. Kes sa siis endal Kes sa siis oled? Siis siin 7-Elevenites ja üldse poodides on tohututes kogustes mingisuguseid selliseid pakendeid. No meeletult. No järelikult ostetakse ka hästi palju. Aga no ma võtan siit ühe mingisuguse. Mis asi see on? Vaatame. Jumala nice. 7-Eleven. Nii, ma nüüd lõpuks teen selgeks, mis asi see on. Face, eye, neck, UV, sun serum. Okay. See sobis sulle täiega hästi. Näita veel ees. Noh, üle linna vintski oled sellega. Kevad tuleb. Okei, kus ma selle võtsin? Ma ei tea, kus ma selle võtsin. Siin on neid nii palju. No oletame, et kuskilt asid võtsingi, jah. Okei, no see oli UV seerum, arusaadav. Nad ei taha päevituda, nad tahavad valged olla. Vaadake neid nägusid siin. Nad kõik tahavad olla valged. Ma võtan nüüd teisest kohast mingi suvalise, vaatame, mis asi see on. Nii, selline paken.
vitamin C sleeping mask ehk siis magamiseks, no ööseks paned peale ilmselt. Okei, väga huvitav. See oli mask. Võtame veel midagi. No see on UV asju on hästi palju. Sellepärast, et nad tahavad ennast sellest kaitsta. See skin booster. Muidugi on UV siin sees. Mis siin veel on? See on mingi tooniv. See on mingi nagu jumestuskreem. Siis on mingi huvitav tomatipildiga. Sunscreen, päiksekaitse. Kui sa taha tomatiks minna, siis pane seda. Siis on mingi selline pakend. Butterfly Pea, Lash and Brow Serum, repsmapulmu seerum. No, Butterfly Pea. Seda võib joogisesse võtta. Siis on mingi selline asi. Aitab küll. What you doing? Aitab küll. What you doing? Sul on oma telefon. Ma näen sind küll. Ei. Sinu telefon. Filter of beauty passion. Ma ei saa aru, mis see on. See tundub ka, et see on mingi natuke tooniv kreem. Ühesõnaga huvitav on lihtsalt see, et miks neile meeldivad sellised väiksed pakendid. No. Testerid. Mõnes mõttes võib-olla mulle meeldiks ka, eriti kui ma olen reisil. Aga ma ütlen ausalt, ma julgeks midagi osta, sellepärast, et ma eeldaks, et seal on see valgendav aine sees, kes teeb näo valgeks. No, mis sellest? Ma ei taha. Läheb teiste eestesse sekka, jah? Päev otsa päevitan, siis õhtul pole valgendavat kreemi või? Jah. Nii, kus need riided on, mis sa tahtsid? Siin. Näita nüüd siin, mis sa valisid endale? Siin võtta 1.15. Vaata, kui lähed. Võiks kuradi pulma tulla sealt. Nii. Mida nii. Siis tule siit poole. Palun, näed. Keerutad, siis saab endale ujuki. Mootorate kindad. Kuradi sokid plätud. Kõik asjad. Jõulusärk. Jõulusärgi. Miks sa ujukid eestlased tunne? Ja näed, kallitsa. Palun väga super. No kui sa tahad ennast UV ees kaitsta, jah? Waterproof bag. No palun väga. Aga sa ei võta siis seda särki või? Kus see oli? Ei võta. Kus see särk oli ka siin? Oota, siin on mingi veel. Vaata, kui lahe see. Heavy. Oi. Aloha, Keegi ei saa aru, et sa turist sa oled, kui seda särki kannud, jah? Ei saa, jah. Siis nad ei kutsu mind sinna. Nad arvad, et ma olen kohal. Jah. Ja nüüd näed, kui vaadata siin. See on lihtsalt kõige ägedama särgi. Ja nüüd sa ei osta. No. Lähme minema. No võta filmi. Muna tahab sind vastu.